Richard, täna väga tähtsad 3 punkti tabelis, aga üsna raskelt tulid Narva vastu. Tulid, et Narva see hooaeg on väga hästi komplekteeritud ja paras pähkel kõigile. Et tuli raskelt, aga peamine, et tuli, see on kõige tähtsam. Sa oled nüüd 2 mängu puuris seisnud ja täna ka nullimäng, et kuidas on, tunned ennast mugavalt seal selle kaitseliiniga? Jaa, kindlasti, et see ongi minu ülesanne, olla puuris ja taga null hoida. Kui mõelda nüüd 7-punktilise edule meistriliigas, siis kas see on piisav praegusel hetkel, et vaadata, mis mängud meil järgi on, oleme heas seisus? Ma usun, et sellele nagu ei tasuks keskenduda, et ikkagi praeguse hooaeg on jõudnud nagu sinna staadiumisse, kus tuleb võtta mäng korraga. Et iga mäng on nagu esimene ja viimane mäng. Et seal lõpupool hakkame alles kokku lugema, palju meil midagi on. Pärast eilset Levadia nii-öelda komistamist, kas täna natukene aitas see võib-olla natukene lisapingutada, et siit kindlasti 3 punkti kätte saada? Jah, raske öelda, et nagu meeskonna sees, eks sellest natukene nagu jutt oli, aga treenerid ja keegi sellele ei viitanud, et me ikkagi ajame siin oma asja. Aitäh sulle ja meeskonnale edu! Ja üks asi veel, ma tahan Maidule ja Merilinile abiellumise puhul soovida palju õnne ja kes seda veel teinud ei ole, siis andke minna. Flora väravahti treener Aiko Orgla, et täna rasked 3 punkti, taga hoidsime nulli, Haaland mängis juba teist mängu järjest, et oled tema esitustega rahul? Jah, tubli poiss, hästi mängis, et esimene mäng me andsime talle võimaluse Tartu vastu, siis me teadsin, et Mait selles mängus ei mängi, kuna ta abiellub, palju õnne Mait. Ma loodan, et sa peaks olema juba abielus. ja siis me andsime talle ühe mängu ette, et ta saaks enne Narvat ka nii-öelda kogemust. Eile Levadia komistas, et kas see natukene nii-öelda teil ka peas mõlkus, et oleks vaja kindlasti siit see vahe nii-öelda 7-punktiliseks ära käristada? Ei, ma ei usu. Selles mõttes, et mängida veel nii palju tugevaid vastaseid, et pigem mitte. Eks mida lõpu pole, seda rohkem võib-olla tabel hakkab silma, aga praegu veel väga vara vaadata. Kui hooaja alguse poole olime väga hästi kaitses mängisime, et tuli järjest nullimänge, siin nüüd vahepeal tegelikult ju võtsime nii mõnegi palli enda võrgus ka välja, et täna tuli nullimäng, et miks vahepeal selline nii-öelda kaitse poole pealt väike mõõn võib-olla tekkis? Ma ei saa öelda, miks ta tekkis või mis me tegime, aga nagu täna ei näha, siis äkki ma loodan, et mõõn on läbi, et täna oli jälle null. Suur tänu sulle ja meeskonnale edu!